hoogne töö on pihta hakanud ja mul on hea meel tutvustada teile kõigile ka tänaseid tiime. Tegelikult enne veel, kui ma neid tutvustan, ütlen, et loomulikult, nagu te aru olete saanud, on tegemist siis sellise koostööprojektiga Reval Hotelsite ja siis disainiöö vahel. Ja see tänane üritus toimub siis nii disainiöö kui ka Art and Lights in Tallinn raames. Ja natukene, siiski kõige parem on ikkagi teha juttu asjaosaliste endiga ja esimene tiim on minu paremal käel teie poolt vaadates siis vasakul ja selle moodustavad siis ei keegi muu kui siit samas majas Novelli peakokk Andres Merman ja tema paariliseks on Tarmo Luisk, kes on teada-tuntud disainer ja kui te keerate ennast näiteks pöörate ümber ja näete rippumas punaseid lampe näiteks siit on näha. Need on tema tehtud. Sellisele asjade teebki iga päev, aga ma kõigepealt pöörduksin Andrese poole. Andres, tere! Oled sa selline üritus toimub loomulikult esimest korda üldse Eesti Vabariigis, aga räägi natukene ka, et kui te saite Tarmoga, ma ei tea, mitu korda te üldse olete kohtunud, aga kui te saite kokku, et kui raske oli nagu seda kahte sellist loovinimese maailma omavahel kokku sobitada? No, kokku me oleme saanud paar korda, aga päris toidust me rääkime, aga ei ole. Et täna nagu vaatame, mis me kokku tuleme. Me tegelikult oleme hästi kõvasti trenni teinud, me oleme isegi kõrgmäestikus käinud juba nagu harjutanud. Me tegelikult tulime võitma. Te olete heas toimetajate suupistate kallal, ma saan aru. Et räägime ka natukene, millest koosnevad, mida te siin pakute? No põhimõtteliselt on see suupiste korrike, kus on nagu salakilehte, siis on meil jänesevaht on siin peal, siis ka veel jaalanind filee on see, roastbeefine ja siis kõige peale läheb meil apelsini, herne ja siis peidimari. Selle nagu Tarmo on selle au endale saanud, et siis paneb nagu iile tordile maasike peale nii-öelda nagu. Põhimõtteliselt küll, jah. Ma palju panin. Teeme uuesti, teeme kõik ümber, mul läks valesti. Ma jätan esimese tiimi siia toimetama ja lähen teise poole. Minu vasakul käel on restorani Senso peakokk Andres Rahula ja tema partneriks on Leedu disainer Nauris Kalinauskas. Tervitame ka neid. Ja kõigepealt Andrese käest küsin, et mis keeles omavahel rääkisite üldse? Omavahel me rääkisime inglis keeles. Tekkis teil ka mingi selline side või puhtalt toores jõud sai seekord nagu läks maksmusele, et maksid lihtsalt selle idee, kes kõvemini räuskas ja nagu oma mõtteid suutis peale suruda? Et idee poolest me kohtusime esimest korda üleeile. Et siis oli meil nagu selline väga, et see meie nagu menüü ongi täna sükene, et siin koha peal nagu selgub. Ideed on meil olemas, aga see lõpp nagu visiooni me nagu ei ole veel nagu, mina ei kujuta ette, mismoodi tahab panna ja niimoodi, aga eks me vaatame. Põhiülesandeks oli valmistada tooraine ja siis Nauris siis serveerib selle siis nagu enda nägemuse järgi, et see ongi siis meie koostöö. Et mina andsin talle maitsed, värvid, kujud, niimoodi leppisime kokku, mida me umbes teeme ja Nauris siis mõtles välja, mismoodi ta tahab seda serveerida. Nice t-shirt. Yeah, thank you. What do you know about your partner today? I think everything, yeah. Because we meet in Facebook. We have a long way to make our idea to try to make the best meal in the world. And it was a long time. Okay, how often you actually you cook yourself to yourself or to your girlfriend or boyfriend? I don't know. Yeah, not so often.
but the quality of meals the main, I think. Yeah. Yeah. I cooked once per year on Christmas, I think. Awesome. Yeah. What is it, or can you just tell us what means Lithuanian cuisine? Everybody knows Zeppelini. Zeppelini. I don't know. It's like that. Yes. Big potato, and inside it's very good meat. Yeah? Okay. It calls Zeppelini. Okay. Yeah? It's a most famous meal in Lithuania. Of course, yes. See tähendab, et millal toit valmis saab, me ei oska öelda. Et noh, kindlasti tänase päevanumbri sisse jääb see. Ja samuti nagu ka tooraine suhtes ei tehtud neile mingeid piiranguid, nii et nad müttavad siin ja ühel hetkel on see valmis ja siis me räägime, kui ta on valmis. Andres, räägi, mis teil on plaanis pearoaks valmistada ja millised on toorained? Pearooks tuleb meil huvitav kalaautist, erinevatest kaladest ja mereandidest. Mis siis mitte mereandidest on? Kõrvale on mitte mereandist, on meil grillitud ananas. Ja seda te teete siin peal, siis hakkate ütlema. Üritame äkki panni peal grillida. Jah, väga tore mõte. Mis ta sinu jaoks kõige rohkem on, kas vormis hoidmine või lihtsalt tundmatuskohas vette hüppamine või kuidas sa ise seda kirjeldaksid? Puhapõistlus esikoha pärast ikkagi läbime. Aha, ikka sportlasing on sees, jah? Täiega. Ma ei tea. Meile, mis pearu teil naurisega on ja millist toorainet kasutate, kuhu te arvate, et te välja jõuate? Hetkel sellises, ütleme, ideaalses positsioonis on meil tooraineteks on talle carré, on seal, siis on, teeme kitsejuustu raviolisid, siis on meil niisugusi mini aedviljade, mini peet, mini porrulauk, mini porgand, kaste ja siis meie nagu põhijõud sellesse rooga tuleb siis naurisest serveerimisel. Kuidas ta välja näeb hiljem.